Tere kuulama muusikanõunike podcasti. Siin Delfi meediamaja stuudios on kriitikud Siim Nestor ja Valner Valme. Loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets ja ühtlasi täname meie toetajaid Tepsli, Converse Eesti ning Muusikalinn Tallinn. Siim. Tere. Pala veel. Ma just hakkasin, et võtan oma Converse'i jope seljast ära. Okay. Nii. Tere. Ja enne kui popmuusika uudistest räägime nendest kõrvaklappidest, mis mul siin laua peal on. Ja. Mis siis on siin ilusa karbi sees Samsung Galaxy Buds ja 4 Pro, see on siis kõige uuemad. Ja anti siin meile muusikanõunikele kasutada neid. Et esimest paari kasutab mina ja teist paari kasutab Merit. Ja Merit räägib siis oma jutud ja mina räägin siis oma kogemuses. Alguses ära, et kõigepealt oli, mina ei viitsinud ära oodata seda meili, kus tulevad need juhtnöörid ja vana siis Apple'i inimesena hakkasin ikkagi kohe otse neid ühendama oma telefoniga. Sest et mul neid mitte Apple'i klappe on tegelikult mitmeid ja see ühendamine peaks nagu enam-vähem käes olema või käpas. Ja pagan ja minu telefon neid Samsungi Buds'e kuidagi üles ei leidnud. No ja ei leia. No siis kasutan targemate abi. Sealt küsin AI käest ja 4 sekundit või 5 sekundit pigista sealt ja tee karpi lahti 7 sekundiks ja ühesõnaga kõik need nipid nagu hull ja ei saa ühendust. Ja siis lõpuks panin prillid ette ja siis leidsin, et näe, siin taga on ju see nupp, millest ei rääkinud ükski AI. No ja muidugi pärast sellele nupule vajutamist ilmusid klapid mulle sinna telefoni ilusti. Järelikult kasuta prille ja ära kasuta AI-d. On koht, kust edasi minna kõigil meie elus. Edasi? Ja põhimõtteliselt küll, jah. Aga siis sain ma nad ühendatud ja esimene asi oligi ka kohe see kõige olulisem, et sound oli tõesti hea. Yeah. Ja võrreldes siis ma ka muidu kasutan nagu igapäevaselt neid tavalisi Apple'i AirPods, eks ju. Ja nendega võrreldes see sound on hoopis teine tera, nagu öeldakse. Aga ma ei ole jällegi neid Apple'i, neid Pro'si kasutanud. Ja siis kõik need nipid, mis siin teha saab, neid ma proovisin ka ja need kõik ilusti töötavad. Ja veel kiiruga ütlen seda, et see mürasummutus siis, või ma ei tea, mis eesti keeles on? Ongi. Mürasummutus. Et see mulle nii muljet ei avaldanud, aga viga võib olla selles, et seda mürasummutamist kasutan ma lennates ja siis mul on Bose omad ja need ei ole mitte Bootsid, vaid käivad üle kõrva. Ja kuna need summutavad nii uhkelt, siis nendega mul on raske sellist pool või kolmveerand kõva summutamist võrrelda. Et see mulle nii väga muljet ei avaldanud. Aga soundiliselt on nad tõesti head, paremad kui need, mida ma kasutan muidu igapäevaselt, mis kõrva käivad. On bassised või? On bassised, just nimelt. Ja mul on neid neid kõrvamonitore veel ju, kui ma trumme mängin ja nii edasi. Et need on ka kõik olnud kehvemad kui see Samsung siin, mis mul siin laual on. Mis selle modeli number oli? Temal on nimi Galaxy Buds 4 Pro.
nende kõige uuem siis uhkem toode, aga ma saan aru, et nad ei ole üldse odavamad kui need Apple'i omad, et Prod siis, et nendega ma ei oska võrrelda, sest ma ei ole neid kasutanud. Meil küll kodus on üks paar, aga need ei ole minu omad. Aga kuskilt varre pealt mingi... Varre pealt saan heli liigutada ilusti, kinni panna, kõik need, kõik asjad, mis tänapäeval seal peavad olema, on seal tõesti olemas. Ja jube hea oleks, kui saaks juhtmega varianti ka, sest mina kasutaksin neid siis oma kõrvamonitoridena, kui ma laval olen. Okay. Et seal seda õhu kaudu käed vabad. Trummaril käed. No, mul oleks vaja käed vabad süsteemina, aga nagu ühesõnaga see seal ei tööta, jah. Et selles mõttes, et väärkraam, midagi pole öelda ja ma kujutan ette, et kui ma oleksin selle Androidi kasutajas, telefon anti ka kaasa, et nendega proovida. Seal ma korra avasin, nägin, et ta tõesti sinna need klapid kõik kohe tekkisid, aga kuna mina ei kasuta Androidi, siis ma ei hakanud ennast üldse piinama, mind just huvitaski see, et kas mina iPhone'i kasutajana neid klappe kasutada saan küll ja väga hea on. Ainuke asi, et tuleb selle nupule vajutada, mis neid ühendab. See ei käi isegi mulle üle. Ja siis on lahe see, et sa saad neid reguleerida ka nagu klapikaupa, mis on tegelikult lahe. Et ühe klapi saad panna vaiksemaks ja kõvemaks ja neid funktsioone saad seal ka sättida, kui tahad. Selline reklaamtekst siia saate algusesse siis. No, kuidas tuli välja, okei või? Ja. Väga hea, siis... Hästi põnev, jah. Oli päris, nüüd sa mõnitsid. Ma hakkasin mõtlema, et ma kohe ostan need endale. No näed, siis ikkagi töötab. Mina mõtlesin, et elus nüüd esimene tehnikasaade, mida ma kuulan. Okay, mina kuulan neid palju ja ei kuula palju, aga kui neid tuleb, siis ma ikka... Ei, aga toredalt rääkisid ja ma täitsa nagu sain aru vist enamus asju. No põhiline ongi see, et kas saab aru. Aga siin popmuusika maailmas uudiseid on? No popmuusika maailmas on praegu kõige ärevam ja ebameeldivam sündmus see, et kui ma eile hommikul hakkasin jõin klaasi vett, siis klaasikappi tagasi pannes kukkus see mul sinna köögi töölaua peale, klaasikilde, kõik kohad täis, põrand kodus, see töölaud, kraanikaus ja siis veel sinna alla nõudepesumasinasse kukkus ka. Kõige hullemad, kõige rõvedamad klaasikillud. Siis ma tõin selle või selle laetava tolmuimeja, on ju. Mis firma ma on muidu? Dyson. See töötab päris hästi, jah, see on tõsi. Ja siis... Panid ikka selle full onni peale, on ju? Ja, siis tõmbasin põrandal, ei tohi olla neid, kilde maas. Ja siis ma nägin, et kilde oli läinud, kui sinna nõudepesu masinasse, siis ma surasin selle tolmuimeja nõudepesu masinasse ja ma ei näinud, et selle põhjas oli vesi. Nii et ma tõmbasin nagu elevant tolmuimejasse vett ja see nüüd enam ei tööta. Aga selle kohta on üks ilus vanaaegne käibetõde, et loll saab kirikus ka peksa. Seda vett ei olnud näha. Ma ei tea, mis loll ei saa aru, et ta kirikussegi läheb. Vähemalt nõudepesumasin jäi alles. Mulle kõige lähedasemas popmuusika maailmas on praegu selline väga keeruline olukord. Kaugemal Kanadas andis Drake 3 albumit korraga välja. Mina nägin ühte ainult. 3 andis. 3 korraga. Aga võib-olla siis oli sellest, sest ma nägin jube palju lugusid. Üks on rap, üks on love songs, R&B ja 3 on tantsumuusikaplaat. Oh my god, mida ma kuulasin rapi oma vist. Ja mis ma selle peale üks asi veel mõtlesin, vaata tänapäeva noored on üsna vastalised sellele AI kasutamisele. Mõni mul on lähedane selline, et tema eest tuleb lausa nagu salaja kasutada, sellepärast, et ta saab paaseks, sest see ju raiskab seda joogivett, eks ole, puhast vett. Aga ma mõtlen selle peale, kui inimesed neid kuulamisplatvorme kasutavad ja samamoodi läheb joogivett. Teine asi on see, kui palju nüüd tekkis sellest Drake'i plaatidest seda
tohutut vahutamist, arutelu ja sebimist, et kas on kuskil Kendrick Lamarile ära öeldud, äkki on kellegile veel seal ära susatud, äkki tõmbab sellega piifi, see metsik elekter, mis läheb selle nagu jahvatamise peale. Kohutav. Ja keegi kusagil tõi selle võrdluse, et ühe spaaskäiguga kulutab aasta jagu seda AI kasutamist inimene vett. No täpselt ja kus juures tegelikult on ka asi nii, et see muudku areneb, aga aina vähem ja vähem energiat tarbivaks asjaks. Selle nimel tehakse tõsist tööd. Ma olen ka kursis, jah. Ja siis oli Eurovisioon, ma kujutate, kui palju läks Eurovisiooni peale energiat, kui palju joob seda puhast joogivett. Ma arvan ka, et rohkem Eurovisiooni võiks küll ära lõpetada. Tead, millal mina hakkaksin mölisema siis, kui hakataks vett planeedilt ära vedama. Siis ma kurat juba, aga see on täitsa võimalik, tulevad ja viivad vee ära, siis on küll pees. Mitte tulevad, et viivad, see Elon Musk tahab ise ära viia. Viib ära sinna Marsile on vett vaja, kurat. Okei, aga sa kirjutasid sellest artikli, sellest Euroopa lauluvõistluse vaatamisest. Kirjutasin küll. Ja ma jõudsin pool lugeda ära, tundus hea artikkel, kõik oli mõistlik. Tore. Minge lugege ka siis. Ja see mind üllatas kõige rohkem see, et esimest korda võitis nagu lugu, mis mulle päriselt meeldis. Seal oli tegelikult 4 lugu, mis mulle meeldisid. Ma mitte kunagi ei arva, et mulle meeldiv lugu võiks võita. Aga seekord üllataval kombel võitis. Ma tahan küsida, kuidas see inglane oli? See oli täitsa okei. Sai 1 punkti, ma nägin. Jah. Ta oli jabur, aga ta oli okei, aga ta oli põhimõtteliselt selles... Okei või gei? Vahet ei ole samas. Ta oli, tegelikult samasugune... nii-öelda siis see uue kooli Eurovisiooni esindaja, kes mõjub võib-olla natukene veel nagu troll ja nagu Tommy Cash ja see Windows 95 man ja Joost, need on kõik siuksed ju kergelt kimmikud seal, eks ju. Kas see ei ole ise nagu kimmikfestival? No ei ole. Ma ei vaadanud see aasta ja ma pole seda võidulugu ka kuulnud. Ma eelmine aasta vaatasin Tommy Cashi pärast ainult, aga see kord jäi vahele. Aga iga aastaga üha jälgimaks muutub ka tegelikult see pompoossus. Minu arust läheb iga aastaga aina nagu normaalsemalt. Mul on ka selline tunne ja mina nüüd ka ei vaadanud ja ma ei ole ka võidulugu kuulnud, aga usun, et on hea ja ma usun ka, et show oli suurepärane ja seda arvan ma ka, et see läheb aina paremaks kogu aeg. Sest viimati, kui ma vaatasin, see oli küll päris mitu aastat tagasi, siis oli mega põnev. Küll oli friiki asju, täitsa kohe üllatav oli, aga see oli tänu sellele, et ma ei olnud seda väga pikalt vaadanud ja ma teadsin, et ma ei vaata ka tulevikus tõenäoliselt. Ja siis ta mõjus väga hästi, niimoodi korraks vaata. Friike oli palju, aga võib-olla mitte nagu kõige rohkem, mis ma näinud olen. Aga ta on nagu täiesti, ta liigub igas suunas, seal on igasuguseid asju. Aga samas ma tean ka seda, mida Valner mõtleb ja ma olen sellega ka nõus. Ma olen täpselt see... Ma lihtsalt mõtlen, et see on nii tüütu kõik see nagu mitu kuud enne see igasugune kõmu seal ümber ja kellega läbi saab ja keda ennustab ja ma täiesti ignoreerin kogu seda jura. Mulle ei meeldi seal ainult üks asi. Nad on nii rõõmsad kõik. See on ka tüütu, jah. Nii vastik. Jaa, aga Valner, paber on kaasas, see lahti ei teegi tänast. Siin on see kontserdi soovitus lõpus. Okei, nii et sa ikkagi enam albumeid ei kuula. Ei, loomulikult kuulan, aga ikkagi ju 95% sellest, mida ma kuulan, on ju vanem muusika, kas siis eelmisest aastast või siis 60-ndatest, 70-ndatest, ega siis ma ei kuula nagu järjepidevalt mingid uudisteosed, see Drake'i ma ei viitsi kuulata näiteks ja mul on siin võib-olla paar asja märkisin, Seafeeli uus album meeldib. On ju lahe? On küll lahe, jah.
ja Visible Cloaksi album, mis ilmub siis täna, kui saade on eetris, aga tegelikult kuna me oleme siin praegu neljapäevas, siis ma olen saanud seal kuulata 4 või 5 lugu, mis olid juba varem valmis pandud. Et see on imeilus. Pidi ka olema tõesti hea. Jaa, et need 2 on praegu nagu elektroonilisest muusikast mul pinnal ja kohe tuleb Ports of Canada uus. Sellest räägite siin eelmises saates. Ma eelmist saadet, kus juures ei ole jõudnud, ma kuulasin viimati seda, kuna mind 2 ei olnud vahepeal, siis ma kuulasin seda Ken Saaniga, Markus Paloga ma jõudsin Siimu kokkuvõtvat artikleid lugeda ja ei ole veel kuulanud. Selles mõttes ma ei tea, aga kas te rääkisite Acid Mother's Templist eelmine kord? Ma arvan, et rääkisite. Siim rääkis. Ja, ma käisin ka selle kontserdil, suurepärane õhtu oli. Ja ma tahaks veel ühte lavastust tegelikult paari sõnaga kiita. See on ekspeditsiooni, sellise suurema trupi comeback lavastus, ma ei märganudki, millal see läksid. Super tükk lihtsalt. Seal on kõik lahtrid, mis ma üldse nagu kultuuris tahan, olid täidetud. Aga ma saan aru, et seal oli ikka väga palju sõnumeid nii-öelda siseringile. Siseringile oli seal sõnumeid ka ja eks sa tead seda. Mitte nii väga, aga mind just see üllatas, et tänapäeval ikkagi tehakse veel ka sellist teatrit, millest nagu osades sõnumitest saavad aru ainult nii-öelda teadjad. Jaa, aga see on okei, kui on mingid krüptitud asjad. Paras snobism. Ei, ma ei ütleks. Sellepärast, et seal oli tegemist ikkagi mälestustega, inimeste eludega ja kõik ei tunne kõiki ja nii ta peabki olema, aga millena ta välja on mängitud, on see, et seal on niivõrd tugev universaalne tasand, et isegi Margus Mikkomägi kirjutas Maalehes sellest, et see on nii hea, et sellest ei saa isegi kirjutada. Ja pluss ma rääkisin pärast Esika peol nende noortega, kes seal kaasa tegid ja see on nagu selline põlvkond. Me olime seal Esikal ju koos, mis me siin varjame, et super kunstiteos, soovitan kõigile, seda mängitakse veel juunis ja järgmisel hooajal. See on nii hea, et sellest ei saa isegi kirjutada, kui ütelnud ette, et sa teed süüa midagi, siis keegi, kes seda sööb, ütleb, et see on nii hea, et ma ei saa seda süüagi. Aga ei raatsi näiteks, see on ju, võib juhtuda. Teed albumi valmis ja see on nii hea, et ma ei saa seda kuulata. Ei, kas sa ise kuulad enda albumeid nii tihti või? Sest need ei ole nii head. Selles on asi. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalist Säde Semper, tere! Tere! Meil enamasti käivad siin muusikud, kes on juba, eks ju, lavaladel olnud, kes juba põhimõtteliselt eluaja, mõned on lausa etableerunud ja nii edasi. Ja siis aeg-ajalt satuvad meile ka just alustavad artistid ja see on midagi, ma enne siia saatesse tulekut mõtlesin selle peale, see tegi kuidagi südame soojaks, et see on väga eriline aeg, kui artist oma karjääri alustab. Ja mind väga huvitab, kuidas sinul alustaval artistil üleüldse, kuidas see tänapäeval, kuidas üldse läheb. Sul on väljas 2 singlit, eks ju? Jupp. Et see on ikkagi põhimõtteliselt päris algus veel. Nagu täitsa algus, jah. Ja mõned esinemised tehtud. Jaa. Nii. Kas see esinemisi saada on lihtne? Nii ja naa. Selles mõttes, et ma leian, et mul on kuidagi päris hea õnn olnud nendega. Et mitte ainult mul ei ole sattunud nii, et mul on tutvusi palju ja selles mõttes, et nagu, et küla on suur, et alati keegi teeb kedagi ja aga kuidagi on sattunud nii, et üks tuleb ja siis seal kohtub kellegi teisega, kes on nagu, et mul tuleb ka miski ja siis keegi saadab mingi e-maili ja siis ma tahaksin sinna tulla ja et mul kindlasti ei ole halvasti esinemistega, ma olen väga tänulik selle eest. Sul vist, kas ma saan õigesti aru, see esimene suurem esinemine oli nüüd sellel konkursil, eks? Jaa, just, täpselt nii. Mis see ei olnud, eks? Live Stage Youth. Live Stage Youth, no palun, väga vanasti oli selleks, mis selle nimi oli ennem? Bändi Battle vist või midagi. No võtti veel enne seda, kui Battle oli. Noortebändide konkurss. Jah, või midagi, noortebändide konkurss just. NBK.
ja seal sul läks hästi, said teise koha, eks ole? Tegelikult saladuskattel jahtasin seda teist kohta rohkem kui esimest. Miks? Seepärast, et no üks oli Tallinn Music Week ja teine oli singli salvestus. Ma võin singlit kodus ka salvestada. Mul oli siuke tunne. Okay. Aga Tallinn Music Week kuidagi kõlab prestiižselt. Okei, ja Tallinn Music Weekil olid ka laval, kuidas läks? Hästi. Selles mõttes, et sain palju uusi tutvusi ja väga lahe oli saada osa nii suurest sündmusest ja festivalist kohe nagu oma karjääri alguses, eks ole. Ja ma proovisin loomulikult ka ära kasutada seda nii palju kui võimalik, et käisin ja rääkisin absoluutselt kõigiga ja andsin kõigile oma nagu teksariidest business card'e ja Ühesõnaga, sul oli merch oli ka juba no minimaalselt, natukene oli jah, aga ma püüan teha seda rohkem. Sa ütlesid just, et singlit võid sa ka ise salvestada. See on nüüd selleks siis ma saan aru täiesti tavaline standard, eks. No, näiteks minul on meeles enda karjääri, ma ei oska niimoodi rääkida, aga okei, meie bändi tegemise algusest on ikkagi kõige suurem esimene tugev mälestus on see, et me käisime päris stuudios salvestamas ja siis lõpuks kui seda nii-öelda, mida sa oled harjutanud, ma ei tea, aasta või rohkem juba ja siis lõpuks seda nagu kuulda nagu kõrvalt, eks esimest korda nii-öelda päris kvaliteediga oli suur sündmus. Aga nüüd on nii lihtne, et saab põhimõtteliselt kodus selle valmis teha, eks ole. See on nagu siuke 50-50, eks ole, et nagu osalt mingite suurte tähtsate stuudiote tähtsus ei ole nagu kadunud kuskile. Nad on muutunud veel kallimaks ilmselt, kui need enne olid ja stuudioaega on raskem saada, sest mõttes, et kes ei tahaks Rick Rubeniga üks kord elus salvestada. Aga samas loomulikult on tekkinud hästi palju mingeid bedroom producereid ja ma tegelikult õpin ju Eesti Muusikateatri Akadeemias, et ma olen õppinud salvestamist ka ja miksimist. Ja mul on igast tuttavad, kes ka teevad seda, et nagu selles mõttes, et mingi nagu ajani saab minu arust suht DIY hakkama. Et kui sul on läpakas, Shure beta, eks ole, ja väike Focusrite, minu oma klubiseb veidralt. See punane. Ja see punane, see teeb kui ma seda katsun. Siis nagu saab nagu mingid asjad tehtud. Aga sul ühel singlil on bänd? Jaa, see on tegelikult trummid tegi Kalli Talonpoika, kes on tuttav ja sõber ja kidra ning bassi mängis pärast siis Aleksander Kaseste. Ja siis Kalli salvestas trummid, mina salvestasin kidra, bassi, vokaalid ja siis miksi ja oli Jose Diego Neues. Kohe võtsid sealt ülevalt otsast. No ta oli mu õpetaja, selles mõttes, et saame väga hästi läbi. No täpselt, tegelikult jah, selles maailmas, mida rohkem inimese tunned, seda lihtsam on edasi liikuda. Kuidas sa oma muusikat kirjutad? Kitarriga, istud kodus? Muuseas, ma ei mängi kitarri. Ma ei oska mängida. Okei, see tähendab, et mina olen ka kitarriga lugusid, ma ka ei oska mängida. Ma muuseas mängin bassiga. See Kriminaali singel kõigepealt sündis, tegelikult see on hästi naljakas, see sündis Püssipungil, kus minu esimene bänd, ma sain aru, et me just olime esinenud seal ja kuidagi läks hästi ja siis ma sain aru, et nüüd minu bänd läks laiali. Püssipungil. Siis ma olin hästi melanhoolne, ma olin hästi kurb, ma läksin ja kõndisin tühjadel püssitänavatel ja siis kirjutasin selle Püssinurka ei visanud. Püssinurka ei visanud. Kirjutasin laulu sellest, kuidas ma mõrvan kedagi jänedal. Väga hea. Sest see riimus hästi. Ja siis aasta hiljem sai sellest tegelikult alles singel. Sest bassikäik on ju tegelikult nii-öelda loo alus. Jah, bassikäik tuligi nagu see aasta hiljem, et kõigepealt sai nagu tavaliselt mul algab meloodiast ja sellele lisanduvad ka tavaliselt kohe nagu sõnad. Et kui mul ei ole sõnu, mis lisanduvad nagu samal hetkel, siis ma tegelikult leian, et mul on nagu raskem. Sõnad kirjutad ise? Jah. Laval ma eeldan, et meeldib olla. Väga. Närvi ei ole või mingit sellist? Okei, no see on ka loomulik. Ma olin pianist enne päris noorest east saati, et ma mäletan, kui ma hakkasin laulma laval üksinda, siis oli minu jaoks väga huvitav, kuidas nagu klaverit mängid. Ma mõtlesin, et klaverit mängida on ikka nii palju raskem kui laulda. Mitte, et laulda lihtne on, aga lavanärviga harjub, ma arvan. Ma olin klaverimängija võib-olla ka esimese albumi nimi. Aga ma saan aru, et sul on EP juba valmis või peagi tulemas? Ta küpseb ahjus praegu natukene. Ma lõpetan kooli praegu samal ajal, seega see on minu enda
asi ainult, et millal ma suudan tema välja panna lõputöö kõrvalt, aga jah. Ja kuidas sa seda teed samamoodi, et kasutad mingit abi ka, a la Kalli mängib trumme või midagi või teed kõik ise? Pigem kõik ise. Mul on väga hea sõber Adrian, kes on ka elektroakustilist muusikat teeb, eks ole, kellel on ka album väljas, kes istub mul kõrval, hoiab kätt ja mõnikord, kui ma ei oska biiti teha, teeb biidi ise. Ja siis miksib. Et me teeme nagu kahekesi seda, aga mõtted on tavaliselt minu ja esinemisi tuleb, on kindlasti juba selline asi, et Kikumul saab kuulda mind. Kikumul lahe. Ja tegelikult ka Tartu Punchi linnaprogrammis. See on siis juuli tuleb tihe. Juuli tuleb tihe. Ja mine sa teadki, jõuad ka veel Hiiumaale esinema. Oi, kui tore oleks, kui jõuaks. Kuule, sul on vanemad ka laval olemisega seotud, käivad nõuga andmas või sa peletad eemale? No nad väga püüavad. Tahavad nõu anda, jah? Ema eriti. Okay. Aga mul on tunne, et neil on, selles mõttes, et ma olen hästi palju õppinud neilt juba, aga... ema oleks tahtnud ise laulja olla kunagi, on ju. Ja siis mõtles, kurat, läksin ikka valet teed ja nüüd elab seda sinu peal välja. Ei, ma ei ole kindel. Pole ju hilja veel, tehke duetti. Jaa, see oleks päris tore ju. Aga see on natuke erinev kui Toddlers and Tiaras, ma arvan, see olukord, mis meil peres on. Et ma olen väga palju õppinud neilt seda, mis kunst on ja kuidas kunsti teha ja aga noore täiskasvununa mul on tunne, et äkki oleks nüüd tarvis ilma nende nõuta hakkama saada natuke aega. Ei vanematelt õpib ikka. Me olime üleeile siin Kadriorus väikses šokis, sest et tänava peal olid 2, äkki olid 7-aastased, aga ma arvan, et pigem veel nooremad 2 poissi, kes kõva häälega niimoodi ropendasid. Ma ei hakka siin praegu, aga nad kasutasid neid kõige tummisemaid. Ikka kahju, et sa ei hakka. Ja siis ma mõtlesin, et ei, ma ei tee seda. Ja siis ma mõtlesingi, et huvitav, et kas kust üldse õpivad mingid põhimõtteliselt lapsed, ja kust õpivad nii uhkelt rääkima? Täiesti viisakatest peredest ja ma näen seda pidevalt ka. Meid ajas naisega tohutult naerma üks selline stseen, kus ootasime maja ees kedagi kuskil seal Männiku kandis ja siis mingi tühi terav muidu ja mingi tüüp läheb mööda, ei olnud näha ka, et tal on need see kätevaba see telefon, eks ole, parasjagu. Ja siis kõva häälega, ma ka ei taha järge tegema, aga põhjus oli selles, et ta on nii väsinud, keegi sõitis ta rattaga eest ära, tema käib jala, ta lihtsalt üksi tüüp läheb kõva häälega ropendab mööda tänavat, mida see kootavalt naerma, me nagu väga jahastanud. Ma olen seda ka väga palju teinud, aga ma ropendanud või? Jaa, kui ma kõnnin. See oli mingi 10-aastane kutt. Sina tuled tänavale vastu ropendada on nagu täitsa okei. Aga ma teen seda üldiselt siis, kui ma näen, et vähemalt ees mul kedagi ei ole. Mul lihtsalt tulevad oma ette rääkimisele, siis kui tulevad need vängemad sõnad, siis prahvatan need ma oma välja. sisekõnes alustan lauseid ikkagi türaga. Tihti, mitte igasuguseid lauseid, mõnikord. Aga olgu, hakkame kuulama muusikat. Oota, mina ei püüdnud ühte asja kinni. Mida sa ei püüdnud kinni? Et sa õpid mida ja sa lõpetad mida? See tuleb nüüd hästi naljakas. Ma olen klassikaline helilooja. Klassikaline helilooja? Õpin heliloomingut, jaa. Ahaa, okei, et põhimõtteliselt siis nagu for real nagu Pärdi jalajälged. Süke Erki Sven Tüüri jalajälgedest aga ma võtan hästi tõsiselt seda muusika asja, ükskõik mis žanr on. Ega teistmoodi ei saagi ja nüüd hakkame me tõsiselt kuulama muusikat, hindeid anname 1-10 ja Eesti ja mitte Eesti lood kõlavad vahel tumisi. Ja ma tean, sa oled siin, ainult et siin näiks. Ja ma tean, sa oled mulle halb ja ma ei peaks. Ja ma tean, sa siit ei seisab, miks sa ei seisa selle peal? DJ ta on freak, mu DJ ta on freak.
joovad teil whippi, tüdrukutel kikki. Stringi vahet pilub välja bussilipid, dopinguks mul paber situn välja terve prikki. Germo! Et sa teaks, kõik su karikad on lookas minu öökapi peal. Ma olen suga aus ja ma tean, et mul peab vaata, see on poodium. Miks sa ei seisa selle peal? Teeme sporti. Viskan jalgpalli kossu korvi, 2 päeva penderis, kui sa mõtle, kuidas ma sain suveks vormi. Sa oled lihtsalt mingi ülinoop koba käpp, kes mängib profi. Ma teen seda nii hästi, et plaadifirma arvab, ma teen sohki. Teeme sporti. Ma ei lesi kunagi ära. Teeme sporti. Teeme sporti. Ma ei lesi kunagi ära. Ja ma tean, sa oled siin, ainult et siin läks. Ja ma tean, sa oled mulle halb ja ma ei peaks. Ja ma tean, sa siit teise elab, miks sa ei seisa selle peal? Ma ei lesi kunagi ära. Teeme sporti. Matkan jõumägedel õhtul, õlletreeni põle kõhtu. Linnatee vahel lisan rõhku, selle kiisu prote kogun võrku. Olen higisena kassitud, tukk taha kammitud. Tšikk kõrval mukitud, taga raam tal treenitud. Munn pikkesin tihke, mahu ruumi ära liiga priske. Saame tracksuit front kikke, 3-6 kanna, kes on lihtne. Teeme sporti. Sa siit ei sõidab, miks sa ei seisa selle peal? See on värske Prodigy Boys ning Sport. Siim, sina olid seda kindlasti juba kuulnud. Olin. Siin loos on kindlasti äratuntavad veel Punapäine Triibupasta liige ja ka Germo Murel siin vokaalide peal. Võib-olla oli siin veel külalis. Sellepärast see tunne oligi siin see, mida ma tundsin, et see on nagu 5-. Jah, mida ma nagu ei nimeta. See oli Triibupasta tüüp, oli, ma arvan, see hääl. Need Eesti aga siin, ja nagu aegalt on kombeks, ei nimetata ära, kes fiatuurivad veel trackil. Fiatuurivad. Neid ei ole nimetatud, ma ei tea, kas meelega või siis kogemata, aga tihti ka suured artistid annavad lugusid nii välja, et nad üldse ei maini kedagi ja ka Prodigy Boys on ju suur artist meil. Põhimõtteliselt Eestis Rage räpi esinumber kindlasti ja otsivad nüüd ka nagu uusi väljendusvorme endale, nagu aru saada uutest singlitest. Ja siin loos mulle need känkras krägisevad süntesaatori käigud, mis olid ka justkui nagu gitarririfid, mulle väga meeldivad. Industrial? Ei, ma ei tea, kas ta on päris industrial. Ma olen üsna õrna hingega industrial, natuke minu jaoks pelutav, aga need soundid ei olnud minu jaoks pelutavad, nad tundusid huvitavad, nad tundusid sellised, et tahaks nad kätte haarata ja neid lähemalt uurida. Basstrumm oli puhas industrial. Oli jah? Oli küll. Jah. Ja siis nüüd mul on juba see mingi kolksuv imelik, äkki oli ka Industriali klaver istus mulle ka kenasti. Industrialis klaverit, jaa. No, miks mitte? Me võime sinna jõuda ju suured sellest terasest. Uued väljendusvahendid ja värki. Jah. Ütleme nii, et Einstürzen ja Neubauten oli ka mõnes mõttes Industrial, nemad lõhkusid klaverit näiteks laval. Ja ma just tahtsingi, sellele ma viitasingi. Et mulle meeldib see lugu. Prodigy Boyste see album oli ilmus juba mitu aastat tagasi, oli nagu suurem Sonic nagu elamus ja selle poole ma pöördusin kogu aeg kuulates tagasi, ma hetkel ei ole kindel, kas ma selle loo juurde väga tihti nagu tagasi pöördun, aga ma näen ja kuulen seal väga huvitavaid asju, mis kisuvad mind küll. 8.
Säde, sulle meeldis, ei meeldinud? Mulle meeldis kindlas kontekstis kindlasti, aga ma ise oleksin võib-olla lisanud sinna mingi beat switchi keskele, et oleks siuke tunne, et okei, ma saan aru, mis toimub, siis äkki, ahah, et nii või? Ma oleksin crazy'ks läinud klubis nagu. Ma paneksin 6. 6. Valner? Perversne lugu. Mulle meeldis sellisena hard rock, Van Halen, selline kligisev selline sünt vanakooli ja see on siis ära rikutud loomulikult ja pluss üldine selline kekslev selline tonaalsus oli ka, et sul on need valged ketsid ja lõhkised helesinised teksased, pikad blondid juuksed ja siis hüppad mööda lava ringi mikrofoni statiiviga, täpselt siuke lugu, väga glam, ülimalt totter ja sellisena meelelahutuslik ja super hästi välja mängitud. Mulle üldiselt on, ma ei räägi Rage'ist, ma räägin nagu üldiselt uue kooli, mis see enam see uue kooli räpp on, see on võimatu isegi öelda, aga ütleme... See, mis ei ole vana kooli. 5 aastat tagasi see, mis oli uue kooli räpp, see on tänapäeval juba vana kooli, et see läheb kogu aeg eest ära ju. Sa mis tead seda paremini kui mina isegi. Ja mis ma tahtsin, ühesõnaga mulle need lõhkevad ja need pragisevad soundid, mis on nagu üle forsseeritud ja üle keeratud, üle võlli, lõhki keeratud. Mulle kohati hakkab see plärin ja kärin hakkab närvidele käima. Ma ei suuda, eristage ära, mis on, toimetage neid lugusid. Seal saab palju nagu, ka ilma selle noisita saab väljendada päris ekstreemselt. Ja see oli nüüd see näide, kus oli piiri peal hoitud seda kärinat. Siin on ikka päris selge struktuur ja iseloom lool ja sellisena isegi päris hea popmuusika, mis puudutab Industriali, minul ei seostunud, sellepärast, et Industrial, seal võib sul jalg vahele jääda ja sul lihtsalt masinad muljuvad sul jala lapikuks leheks. Siin seda tunnet ei jäänud. Kõik oli üsna lahtine, kõik oli ulakas, lohakas, aga ta oli produtseeritud selliseks osavalt. Võiks pikalt rääkida, aga ma ei viitsi. 8. 8 oli kirjas. Prodigy, seal nendest forsseeritud soundidest rääkides, siis Prodigy poist DJ ühtlasi produtsent oli vähemalt umbes 5 aastat tagasi veel siuke mees, et kui nad kontserti andis, siis ta keeras absoluutselt kõik kanalid, kus musa tuli punasesse. Täiesti punasesse, nii et see kõik plärises ja kui mingi soundimees või isegi turvamees tuli ütlema, et tuleks tagasi keerata, siis ta istus niimoodi solvunud maa, ootas uut võimalust, et saaks uuesti. Ja lives on see lahe, mulle meeldib tegelikult lives. Jah, aga vaene ja miks pult? Mina puldiga juhtu midagi, aga... Vaesed inimeste kõrvad. Ja sound läheb jube kehvaks, sest need puldid on digitaalsed. Kui sa keerad analoogpuldi punasesse, toimub see, mida ta püüab saavutada, aga digipult, see on laus, lollus. 22 punkti Prodigy Boys ning Sport.
värske Salem, nende kõrge lennuga pohhuismi kehastusalbum nimega Red Dragon, mis just ilmus, selle pealt palab pealkirjaga Kin. Ja liiga tihti meil neid Salemi tüüpi bände siin saates ei kõla. Kahjuks küll, jah. Siis kõrge lennuga pohhuismi etalon võiks öelda selle plaadi kohta, ma kuulasin selle albumile läbi, et neil on ikka tõesti väga pohhu. Ja see oli muljetavaldav. Eeskujulikult pohhu. Tore lugu ja see näitab, et ei peagi eriti midagi välja mõtlema või toimuma erinevaid neid no jah, mingis mõttes artikuleerimata lugu tahtsid öelda või? Püüab nalja teha, ära ma teha. Vaid naera. Ei, minu meelest täiuslik lugu just sellisena, et see üks käik, mis siin oli, see kordub ja natuke lõpupoole teiseneb ja iga selle vahebreigiga ma unustan ära, et see käik oli, et ta tuleb uuesti ja täiesti uuena. Ja see, kuidas nad oskavad panna huugama asju, see on kuidagi universaalne, see on ühest küljest muidugi alati võib võrrelda selliseid natuke müraseid asju Maiblaadi Valentine'iga või kus on mingid heliseinad või kus on, ütleme, mingi samas on ka sellise nõia elektroonikaga mul tekkisid seosed nagu 2010-ndatel mulle meeldisid väga Palame Ikab ja sellised artistid ja Salem oli nende seas muidugi üks tähtsamaid Witch House ja ma tahtsingi öelda, et jube hea, et see Witch House haibina ära kadus. Sest muidu ta oleks ära käkerdatud, nii nagu paljud asjad vahepeal dubstep ja paljud huvitavad asjad on ära käkerdatud, aga ta kadus nagu täiesti ära. Ja tegelikult teda ei olegi olemas, sest seal ei ole valemit, seal ei ole nagu sellist ühtset mingit rütmiskeemi või mingit lugude tegemise reegleid. Witch House on puhas tunnetuse asi. Ja Salem tunnetab seda muidugi ei saa öelda kõige täpsemalt. Ma ei taha seda venekeelset sõna ka kasutada, aga mingi minna laskmine, mis on samas nagu tegelikult ülimalt välja peetud, ega nad ei pane niisama aparaate ja kitarre ja rütmimasinaid huugama, nad teevad seda ikka hästi peenelt tegelikult. Ja ma ei teagi, ma võiks seda lugu kuulata 2 ööpäeva järjest ja mind ei tüütaks ära. No 10 punni. 10 punkti. Wow. Säde? Mulle räigelt meeldis see lugu. Ma mõtlen praegu, ma olen 9 ja 10 vahel nagu selles mõttes, et ma leian, et selles mõttes, et lihtsuse ja primitiivsuse vahel on suur vahe, eks ole. Et lihtne tähendab, et sa oled välja mõelnud juba midagi, aga sa oled tagasi jõudnud selleni, et kuidas seda nagu võimalikult vähestesse detailidesse panna. Mul on tunne, et see lugu oli kõige paremas mõttes nagu väga lihtne. Ja selle kohta, et see oli nagu nii minimalistlik, selles oli nagu hästi palju, aga samas nagu mulle väga meeldib muusika, millega mul on esimesest hetkest kohe tunne, et okei, et mis ma siia veel peale paneksin, eks ole. Mitte, et see oleks midagi puudu, aga lihtsalt see paneb inspiratsiooni nii kiiresti tööle. Ja siis see, et seal hästi lõpus oli mingi väike switch veel, siis mul oli siuke tunne, et okei, et mul samamoodi ma kuulaks seda lõpmatuseni ja ma tegelikult väga piinlik öelda, ma ei ole kuulanud Salemit enne. Ma nüüd pean hakkama järjest nagu pihta sellega. Tõsiselt normaalne lugu. Karm, ütleks selle kohta. Paneme ka 10. See on karm album. Mitte ainult kes selle Salemiga juhtus niimoodi, et Witch House kuidagi niimoodi ajus, aga Salemi endaga juhtus midagi sellist, et nad vahepeal ei saanud muusikat teha või kas nad olid omavahel tülis või mingisugune minu meelest nad tegid mingi üsnagi rocki plaadi vahepeal. Kuidagi nagu vigastasid millegiga ennast. Remixisid, aga me nägime neid ju laivis. Minu arust sa olid ka seal. Kas Primavera või? Nad olid just oma haibi nii-öelda kõige kõrgemas tipus siis. Või sinna jõudmas tegelikult. Ja siis oligi lahe 3 Ameerika
Jorssi kusagil bensujaam, no mitte Jorssi tegelikult, hipsterit ütleme siis nii, aga sellised, kes sõidavad nende suurte trakkidega ja siis, aga päev oli ja siis nad olid tellinud selle tossumasina, et neid ikkagi näha ei oleks, et säiliks see mingi nõiduslikkus või see nende see mingi selline, et mitte see päikese käes selgus ja siis tuli tuul ja sa tõrjad nad ootasid, eks ju, et lasid see tossu lava täis, et hakkavad kohe tulema, eks ju, siis tuli tuul, tossu ära, lasti uuesti. Siis nad vast, nüüd on õige hetk, läksid siis põmm veidi aja pärast, tuul puhkus lihtsalt see tossu ära ja siis nad olid seal täiesti põhimõtteliselt alasti, nagu jube lahe oli see. Jaa, aga ma ikkagi ütleks, et see on shoegaze muusika, see oli praegu. See oli puhas My Bloody Valentine tõesti. No seda ma ka mainisin. Ja see oli mitte päris puhas My Bloody Valentine, aga My Bloody Valentine on ju ka on väänatud ja kuidagi tagurpidi tundub see muusika ja imelikel kohtadel venib, aga nemad olid võtnud selle My Bloody nii-öelda siis My Bloody Valentine'i muusika ja pööranud veel korra külje ära kuulajate poolt. Sõitnud kraavi sellega äkki või? Ja pannud siis veel tagurpidi käima ka plaadimängija peal selle ühe My Bloody Valentine'i 7 tollise ja keeranud veel eristuvaid või sounde veel ära krutinud, aga minu arvates nad ikkagi nagu pohuistlikud ei tundunud mulle. Mis häält teeb kägu? Kuku! Kuku! Nemad olid, vaata see üks sound, mis seal käis. Nad olid selle kägu otsas selle teise ära võtt. See ei ole, seda ei tee pohuistid. See oli ikka spetsiaalselt oli see ära lõigatud ja vaata kui ilusasti see käis seal. Nii ilusasti. See oli minu arvates selle loo kõige võlumav osa, aga jah, see oli nii imelik, kui seda ka öelda, My Bloody Valentine siis kaardina taga või selle sordiini. Mulle meeldis see sõna sordiini. Ei, mulle ka ei meeldi. See on nagu mingi see on mingi sefiir nagu või... Sardiinid või... See hea sardiini ja sprotid, see on nõme. Sardiini all. Üks hirmsavaid kohti tegelikult. Ja õline läigib. Ja ma ütleks ka niimoodi, et minust Witch House'i üles tõusmise ajal tegutses, oli ka sellise ansambli nagu Hype Williams tippaeg ja see sobinuks väga hästi ka Hype Williamsi mõnele plaadile see lugu ja ka neil oli komme nii palju tossu lasta, et inimene näeks isegi oma nina otsa. Mul oli suur au, vaata see Salem, vaata Primavera oli vähemalt tollal see festival, kes alati otsis need kõige olulisemad hetke asjad üles ja mul oli au Hype Williamsile ülevaadet anda selles kontserdis, sest nemad ei olnud neid veel näinud, teadsid, et siuke äge bänd on olemas ja siis paluti kirjeldada, milline see kontsert oli. Nii, ja siis pärast seda Hype Williams otsuski... Ei, nad juba samal ajal kasutasid samamoodi tossu, aga selge see, et nad võtsid ka igalt poolt, näiteks need atleetvõimlejad neil lava peal. See oli ju Aphex Twinil omal ajal. Samamoodi seal kuskil Redingu või kus festivalid esines, olid atleetvõimlejad laval tegid uhkeid liiguts ja tema oli kõhuli maas. Public Enemil ka samas. Public Enemil olid turvamehed. Mul tekid loll komme nüüd neid oma märkmeid mingi loo kohta, märksõnasi pannud paberil erinevatesse kohtadesse. Selle üles. Anna punktid, lähme edasi. 9. Miks sa 10 ei pannud? 10 olgu. No thanks. Siis üle arva, nii arva, kui siin täispunkte mõni artist saab, siis Salem sai 30 punkti, nende kin. Aeg edasi jälle kuulata värsket Eesti muusika. Rahu. Tahtsin ainult öelda sul head töö. Ükskord jälle jõuab kätte palavikuline öö, kus saaksid öelda mul head ööd on natukene veider olla.
palavikuline öö, kus saaksid öelda mul head ööd, on natukene veider olla. Nüüd tean, et jääda saan, ei saa, võiks jääda ma, kuid ei saa hingata, hinga veel, veidi veel. Pole nii või naa pääsuteel, jooksekki teel, enne kui lõppu jõuame, lõppu jõuame, lõppu jõuame, siin ainult öelda sul. Tahtsin ainult öelda sulle, Simone Minn. Värske pala, Siim, see oli see Simone Minn nüüd. Millalgi ma sulle rääkisin temast. ja sellest on veel paljud inimesed rääkinud. Simone Minn on põhimõtteliselt nii-öelda see, kuidas siis öelda, selle industry-sisene nii-öelda next big thing või industry-sisene uus kõva hype, kõik räägivad temast. Tõesti. Jah, sellest on, jah. Ma ei taha industriga mingit tegemist teha. Vaat see on üks asi, mida ma ka selle loo ajal mõtlesin, et ma isegi ei tea, mis see industri on. Kellest me nüüd räägime? Simone Minnist. No see muusikaindustri, kes omavahel aeg-ajalt näevad tänapäeval ja räägivad juttu, siis ütleme nii, et tõenäoliselt väga palju räägitakse palju nii, et töösturid, jaa. Muusikatöösturid või? Need 3 Need suured paksud kiilakad, uurid siin. Ma ei ole paks. Ise just noh. Sa võid industri inimesest välja võtta, või inimene võib industrist välja võtta, aga industrit inimesest aga uuriketti ja seda piipu sa ei võta sealt, see jääb tossama. Ühesõnaga, kui ta Simone Minn, seda on väga rumal öelda, aga kui ta satub valedesse kätesse, siis ta võib muutuda kuidagi väsitavaks, aga kui tal on jõudu vastu panna sellele imelikule magusale ja nunnutavale osale industris, siis oleks see väga äge. Oleks ka rõõmus. Ta on nii cool nagu. Täpselt süke eestilik vibe, mis nagu Vaiko Eplikust ma kuulen väga süke, et just süke nagu, mul tunne, et Eesti suvemuusikal on süke hästi spetsiifiline vibe, mida välismaal saab ka kuulates öelda, et Eesti suvi on selline. Loodame siis, et industri ei ole Eestis tugev, et siis jääb muljumata või kas ta on muljutav üldse või? On ikka. Tähendab, siin on neid hagijaid, on hagijad, kurjad korra on hagijad, jah? Ja on küll, tule need, kes tulevad purema kohe, kui näevad keegi omanäoliselt laulab, siis tulevad purema. Kurvad uudised või? Ja kurvad uudised ja kurjad hagijad. Päris hea plaadi nimi. Ja see lugu ise mulle meeldinud ka tema eelmised lood. Siin see Bossa Nova tuul on siin korralik sees ja üldiselt on sellises rajoonis ülemaailmses muusikaliikumises nagu, mida võib vist praegu äkki nimetada indie-estraadiks või kus on väga palju Indistraad. Jälle industri. Issand, mis sõna, Indistraad. See mõjub nagu mingisugune estraad on niikuinii eesti sõna. Olgu. See on nagu Discord. Aitäh, ma panin ilgahooga kappama jutuga. Liigu on takistus sees kohe käpuli vaat. Selline nagu hüpata üle, kurat. Viiterohke nagu temaatika.
ühesõnaga sellist muusikat on maailma peal palju, seda mingis mõttes on ju ka Eestis näppu otsaga, näiteks Antonett, kelle kõrval ta võiks kenasti Alonett ise saab. Antonett. Antonov. No näe, aeg-ajalt isegi tuleb midagi asjalikkuse suust. Fuck you. Aga mis mulle nagu kõige rohkem siin loos meeldisid, oli see, kuidas kõlasid need taustavokaalid. Need olid nii mõnusad, et mine või ise ja kuidagi kruti neid nuppe mingil masinal, neid korraga kas või eraldi kuulata. Või siis ütleme niimoodi, et kui ma nüüd praegu siin istun, seisan tegelikult ja unistan Simon Minni albumist, siis tahaks neid veel rohkem kuulda nagu suurelt laulukoorina justkui midagi sellist ja ülejäänud märkmeid ma jälle ei leia üles enam mitte midagi. 9 Säde? Mulle väga meeldis see. Nagu ma ütlesin juba, see on väga, et see, selles mõttes, et indie estraadi on võib-olla palju, aga minu arust sellel on väga spetsiifiliselt eestilik maik juures, et ma nagu ma enne ka ütlesin, et igal laulul on oma koht, eks ole, ma kuulaks seda igal pool, kuulaks õhtul autoga koju sõites, koos sõpradega, kodus süüa tehes, Rimis raadiost jalutades, festivalil, igal pool oleks tore. Ja minu arust oli ka iga detail nagu olemas ilusti selles loos, et ma ei leidnud, et miski oleks igav, miski oleks liiga korduv, miski oleks puudu. Ma paneks ka 9 ja ma tahaks väga kuulata, mis tal veel öelda on. Mina kuulsin Johnny Mitchelli kogu aeg. Käis see lugu ja ma kuulsin Johnny Mitchelli isegi erinevate perioodide Johnny Mitchelli. Seal, kus ta alustas folk, jazz vahepeal 70. teine pool ja sealt edasi isegi, kus ta läks orkestraalsemaks ja lõpuks jäi vait muidugi, aga põhimõtteliselt kõiki need Johnny Mitchelli perioodi ühendab see, et ta oskas panna asju helisema, ka kõige lihtsamaid, väiksemaid asju, kõik tal helises. Gitarri, naturaalgitarr helises, hääl helises. Kas see stereolääb kuskil paistis ka kuskil kaugel on ju? Kui sa nii ütled. Mul ei paistis. Mul paistis stereolääb seal nii siit kui sealt kogu aeg. Aga Johnny Mitchell on ka hea. Ma kuulasin eks see ole üks veregrupp kõik. Ma kuulasin siin, vaata, tavaliselt kui hakatakse jälle Laurel Canyon, see on nii tüütu on ju, kõik läheb jälle sinna kuhugi sellise helendava folgi auku ära, aga ei, see ei ole, see on ikkagi Johnny Mitchell on pigem kvaliteet, mida ma siin kuulsin, see ei ole otsene võib-olla, no kindlasti ta ei plagieeri. Ta on ikkagi omanäoline, see on kuulda ja mul jäid siin ilmselt paljud detailid kuulamata, sest ma kuulasin laulu, ma kuulasin seda ruumi, ma kuulasin seda üldist voolamist. Ma ei pannud taustavokaale tähele isegi või stereolääbi ma võib-olla ei pannud tähele. Minu arust ta ei ole isegi nii moodne, et ta oleks juba 90. stereolääb, ta on pigem ka mitte vanamoodne, aga ta on ajatu. Siin on paljud protsessid, mis on muusikasse tulnud, on siin olemata, nagu ei oleks neid kunagi olnud. See on mõnes mõttes on see lahe selline tooruse efekt. Lõpupoole minu arust kõik oli ilus, aga lõpupoole isegi natuke üle arranžeeritud, kõik hakkas juba liiga kenasti voolama ja kui kõik liiga ladusalt voolab, siis ju voolab see kuidagi nagu kahe kõrva, mis see väljend on, kurat, kahe kõrva vahele, ma ei tea, okei. Tähendab, ma panen tugev 8 ikkagi ja püsti 8, 1-8. Ja 26 punkti Simon Minn ning tahtsin ainult öelda sul. Ja meie teine mitte Eesti lugu tuleb ka bändilt, kellest omal ajal palju räägiti. Ja nüüd pole pikalt kuulda olnud. Kardan. Vaatame, kas tunnete ära.
Toshiba. Baby, where my love go? Feeling it so rising up in me, and I can't hide from where it is. Baby, where my love go? Feeling it so rising up in me, and I can't hide from where it is. As long as we're together, forever and ever and ever. As long as we're together again, forever and ever and ever and ever and ever and ever. You never picture me, the one that smiles with hope. You could never picture me at home, crying over my telephone. I'll never be the picture of me, the me I love the most. Staring at a picture on my phone, staring at a memory that's gone. Flipping through old albums, reminiscing what I was. Falling through the pages, losing sight of what I love. Together, forever and ever and ever. Toksilise positiivsuse etalon The Avalanche'is on tagasi, kaasa tegid siin ka Nicki Neer, Jesse Lanza ning Prentice ja see on nende värske singel Together. Valner, tundsid ilusti ära? Ei, no see on kahe otsaga asi. Ma tundsin nagu vokaali selle kasutamise järgi ära, et see peab Avalanche'is olema, pealegi kui sa tegid sellise mõistatuse meile, et see on mingi tuntud artist, kes on mõne aasta vait olnud, aga siis tuli selle loo esimese osa instrumentaali selline glitch-troonika / electrohouse põhi ja see ei tundunud üldse Avalanche'is käekiri ja ma hakkasin igast muid nimesid mõtlema. Aga siis, kui tuli see helgem osa, siis ma sain aru jah, et see, pealegi me juba rääkisime sellest. Ühesõnaga, Avalanche'is oskab ikkagi üllatada, et kui lollakalt saab produtseerida muusikat ja samal ajal sa võtad seda tõsiselt, aga suu läheb ka kõrvuni ja niisama ju ei mingit sellist lihtsalt naljamuusikat ei viitsiks taluda, aga nad on jällegi filigraanselt selle kokku pannud imelikest osadest, kõik, mis ma juba siin mainisin, pluss siis totter selline põrklemine ja siis need nimed, keda sa siin mainisid, Nicki Neer, Jesse Lanza, ega siit kedagi nagu ära pole küll tunda, kõik on nagu täiesti päkapikku tekst keeratud, mis on lahe. Kuigi seda on ka tehtud, aga Avalanche'is kasutabki erinevaid elemente, mida on tehtud, aga ta teeb neist mingid oma prank-efektid. Ja kuidas selline vahepeal läks nagu isegi mingi deconstructed klaabi raginad tulid, siis kuidas ta selle kõik oskab panna selliseks laviiniks või ütleme siis selline surfarite laine ja siis kuulaja on surfarina seal laineharjal kogu aeg ja see laine ei kuku nagu alla ka. Nad oskavad seda eufooriat tekitada. Jah, toksiline, aga meeldib. Nagu kõik meeldivad asjad on toksilised. 9. Välja arvatud sinu naine. Mis see nüüd? Mis asja? Ema sul? Säde. väga huvitav, sest mõttes, et väga kuidagi jaapanlik, eks ole. Seal mainiti Toshibat ka vahepeal. Et väga siuke glitchcore ja just siuke positive glitchcore on miski, mille peal mina olen ka nagu üles kasvanud, et ma olen hästi palju kuulanud siukest mossi, aga harva tekib seda, et mul päriselt nagu endal kuulates nagu kerkib naeratus nagu näole.
siuke tunne oli, et what the fuck, et oota, miks ma naeratan praegu. Väga huvitav ja selles mõttes väga oskuslikult nagu komponeeritud lugu, et kuigi see on siuke õhuline ja bubbly ja positiiv, et seal on ikkagi nagu mingi väga kindel mõte taga ja kõik on nagu väga ilusti paika pandud. Ma paneks ka 9. Selle loo videos siis kõnnivad floppy disk, jalgadega kõrval on iPod ja siis niimoodi rõõmsalt tulevad. See on see Y2K nagu see esteetika ka, mis minu generatsioonis on praegu populaarne. Toshiba. Kõik igatsevad vanu häid aegu. Miks need Austraalia vanamehed sellega tegelevad siis? Äkki nad igatsevad ka vanu. Professionaalidega nagu kunagi kommi ei tee ka lastele lapsed ise. Mänguasju ei tooda ka lapsed. Siim liiga positiivne. Äkki võib nii öelda, jah. Mulle ei meeldinud see. Liiga rõõmus. Liiga triblu. Aga selline on Avalanche'is ju olnud alati. Ja aga siin olid nad selle keeranud nagu üle võlli, üle maksimumi. Nad olid varem kuidagi ikkagi vähem professionaalsed. Ma ei tea. See ajast nagu sügelema ajukas ja mul. Aga võimalik, et mind häiris ennekõike see lastelaulu koor. Kuidagi mõnes kontekstis ta on okei, aga aeg-ajalt ikkagi on kuidagi üleliigne. Ma ei tähendab selles mõttes, et kui nad lähevad kuhugi esinema festivalile, kus päris mitmed inimesed haukavad ketamiini, siis seal on laste lauluga trillerdamine. Töötab on ju? Töötab väga hästi ja aga mis need Justice, kelle oli see We Are Your Friends. See on nii Justice nagu. Ja siis see Siimian. See oli Siimian Mobile Disco minu arust. Äkki tegi remixi või midagi, M-kumb seal. See James Ford on Justice tegi selle tumedat asja, vaata, neil olid need pätid kiilakad videos ja nad tegid rõõmsat asja ka. Aga see oli see, mitte Justice, vaid see oli Siimian Mobile Disco. Siimian Mobile, need mõlemad see oli üldse, see oli hoopis, kas see olnud üldse see Milo? See oli Justice. Justice'il on dance ka ju kõik. Jah, dance, just. Ja see oli Justice. Nad proovisid jah sealt kahmata ja siis oli see rütmiliselt olite nii kiireks ja ära pluss, et mul on tunne, et nad üritavad veel kuidagi vajutada seda Pink Pantheresse. Võib-olla. Ka veits, et kes on ka on ju Tibuke laulab seal, Tibu hääl laulab. Aga nemad on ise ju selle üks nii-öelda nagu baas artistidest, kogu see Tibulus on ju seal. Mina näiteks sellepärast mulle vanasti, kui see Avalanche'is tuli ja te kõik nagu oigasite rõõmus, siis mina jälestasin neid. Mul ainult üks lugu meeldis. Since I Left You album ikka kohutavalt. See üks lugu mulle meeldis. Siiamaani meeldib. Ja hiljemaks alles meeldib. Ühesõnaga, kui vanasti Avalanche'is loopis neid hullumeelselt neid sampleid kokku ja see kõik muutus selliseks mõnusaks tervikuks minu kirbu ajus, siis praegu kõik, mis sinna kokku oli visatud, kõik asjad, need jooksid laiali, ma ei saanud ühelegi neist peale või ühelegi neist sabast kinni ja tekitas segadust ja võimalik just, et selle laste laulmine, väikeste tibukaste laulmine seal hästi segas. Kusjuures olete kuulnud seda sellel nädala Eesti popmuusika lugu, mille kohta ka täna saates korra mainitud trummar ütles, et nüüd troppis üks eriti rõve lugu. See Põhja-Tallinna lugu nimega ATH, see lauldakse, et mul on ATH, nüüd ma tahan kuulda seda. Ma mõtlen, et seda, miks nad Põhja-Tallinna ei pannud seda lastekoori laulma? Ma ei oska vastata tõesti sellisele küsimusele. Mina ei tea. Ma mõtlesin, et saame saate tehtud ilma ATH-ta. Palju punkte annad? 6? Jah.
kus oli kirjas 24 punkti The Avalanche'isele. Ja meil on kiiruga veel enne saate lõppu rääkida üritustest. Nii, ja tavaliselt ma räägin esimesena. Mina soovitan minna 5. juunil üritusele Ida Karussell. Ida raadios toimub see ja Bo Enzer peaosas. Eriti äge Ameerika elektroonilise muusika produtsent ja seal samuti ka Ruutu Poiss ning Nikolaev. Bo Enzer siis livena. Kõva. Mina muidugi soovitaks Eesti Riikliku Sümfooniaorkestrit ja Ryan Eenot mängivad seda. Ja. Lahe. Music for Airports, see on muidugi 28. august alles, aga ma arvan, et sinna peaks pileteid rabama juba lennusadamas. Kindlasti. Jah, vaat. Wow. Mina soovitan Salme kultuurikeskuses on järgmise nädala kolmapäeval 27. mail Laibach, kellel on nii naljakas kontserti plakat, näeb ka välja nagu mis seal on näite? See põhitüüp kannab seda ilget mütsi. Ma käisin neid vaatamas kunagi seal Rock Cafe's. Ma vist käisin ka, kuigi ma ei mäleta. Kas sa tead ikka, et päris mitmel Eesti kunstnikul on see Laibachi pass ka olemas? See on küll, jah. Kurvitsal ja Murul. Kurvitsal ja Murul on see olemas. See on ikka fännid. See oli uhke kontsert tookord, ma mäletan. Mind üllatas see, kuidas neil see taustavideo ja bänd kõik ühes ühtses rütmis liikus, see oli muljatavaldav, aga muusa koha pealt on nad ikka alati päris vastikud olnud. Võib-olla äkki pole ammu kuulanud, äkki nüüd on heaks läinud. Nad ongi kunstiprojekt ju ja terve omaette maailm sellisena, aga muusika on tõesti üle. Saade soovitad ka mõnda üritust äkki, mis siin Tallinnas toimub, kuhu tasuks minna? Ma olen praegu nii kooli lõpetamisega ametis, et ma soovitaksin kõigil, kes kuulavad, kellel kool on lõpetada praegu, ilusti kool ära lõpetada ja siis võib puhata suvel. Ja ma soovitaksin, et kui kellelgi on liiga palju stressi, siis, ja kes ei ole veel sattunud eriti, et käiks Ülase 12. läbi, kuulaks noori punkbände, kõrvatropid peas loomulikult, saaks natuke peksa, see on väga joovastav kogemus. Normaalne soovitus ja järgmine kord siin esinemas näeb sind... Mind näeb seekord 4. juulil Tartu Punchi linnaprogrammis ilmselt Ülejõe pargis. Ei tea veel kahjuks, mis kell, aga teeb väga cooli seti seal. Meil on süke metsavaimu esteetika DJ-ga. All righty. Tulge vaadake. Siim Nestor ja Valner Valme, kriitikud, mina saatejuht Raul Saaremets. Oleme tagasi siin nädala pärast. Täname loomulikult Muusikalinn Tallinnat, Tepsit ja Converse Eestit. Ja Samsungile tänud klappidest. Ma loodan, et ma saan endale nüüd. No ma loodan ka. Olgu nii. Head aega. Bye bye.